Tere tulemast kuulama ja vaatlema järjekordset saadet Raplamaa podcast. Ott Tõand on stuudios. Kõik on turvaline. Pommi ülikond on seljas. Miks see seljas on? Täna saame sellest rääkida, sellepärast et stuudios on meil siin Lääne-Eesti Pommi grupi juhataja Aivar Post. Tervist! Tere! Selle ülikonnaga siis töötab kes sealt Pommi grupist? Demineerija. Jaa. Ja et demineerijaks saada, selleks peavad olema mingisugused eeldused. Üks eeldus on see, et selle kostüümiga hakkama saab. Olen sellega siin natuke juba ringi käinud. Ventikas on muidugi sees, aga eks ta siuke raskemat sorti on. Ma tulingi 2 ühes tegema, et värbama, vaatama, kas sa saad hakkama selle ülikonnaga ja et kui saad hakkama, siis võib-olla värbman enda meeskonda. Ja, mine tea, palju see ülikond siis nüüd kaalub kokku? Ta on umbkaudu 40 kilogrammi. No võt, 40 kilogrammi, nii et istud on paras. Aga jätkame siis juttu juba niimoodi, et mina istun ka nagu tavainimene, nii et ma võtan selle nüüd seljast ära. Nii, olen jälle tavariietes tagasi ja nagu öeldud, siis stuudios on Lääne-Eesti Pommi grupi juhataja Aivar Post. Tere uuesti! Tere uuesti, jah. Nii, Pommi grupi juhataja töö on milline? Me etteruttavalt siis või tagasi vaatavalt ütlen, et meil käib selline podcastide sari, kus siis suvel räägime erinevate inimestega, nende ametitest, kuidas nende tööpäev üldse käib ja võib-olla lükka mõned müüdid ümber ja saame teada, kuidas tegelikult asjad on. Nii et Pommi grupi juhataja, mis igapäevaselt teeb? Ma räägin natuke mõne sõnaga enda tööst, aga minu töö väga huvitav ei ole, sest tegelikult ma olen ikkagi põhikohaga kontori inimene, et minu tööpäevad ikkagi lähevad kontoris mööda, aga ma arvan, et ma olen piisavalt kaua olnud ise ka demineerija, et ma võin demineerija tööd ka natuke valgustada, et see võib-olla natuke vaheldusrikkam ja põnevam. Ma tahaks seda teada, siin on käinud juba päästeametnikke ka ja ka politseinikke siis, ehk siis kõik nad on tulnud nii-öelda selliselt tööpõllult või põllu pealt või metsast, ütleme nii, või objektilt on jõudnud siis kontorisse. Aga ma ei saa nüüd aru, kas see on siis nüüd äge või see ei ole äge, et iga inimene, kellele miski meeldib, läheb seda asja tegema. Ilmselgelt, ma ei tea, sa oled päästeametis ka töötanud, on ju. See sind huvitas või see sind tõmbaski, nüüd sa oled kontoris. Sinna tahtsidki jõuda? Mine tea, äkki jõuan tagasi. Kontori osa on ka selles mõttes teistmoodi väljakutse, et töö rohkem inimestega, töömeeskonnaga, planeerimine. Et kui Eestis on kokku 4 pommigruppi, siis minu siuke haldusala või on 6 maakonda ehk siis Lääne-Eesti. Et territoorium on suur, meeskond ei ole nii väga suur, aga katame selle ala edukalt ära ja saame oma tööd tehtud, aga siuke planeerimine töö on planeerimise töö ja ettevalmistamine on teistmoodi huvitav ja väljakutsuv. Siis ma saan aru, et sellistes ettevõtted, organisatsioonides, päästeamet ja politsei siis leiab selliseid, mitte teravamaid pliiatseid, vaid inimesi, kes tahavad siis kuidagi edasi jõuda või kuidagi seda juhtimist kõrgemal levelile viia, et kuhugi kontorisse jõuda, et see on täitsa okei siis. Mul lihtsalt tundub praegu, et ma tahaks sinu asemel vahepeal sinna päris tööle nii öelda tagasi. Seda me puudutame ka, kuidas sa saad seda tööd teha, et meil on tegelikult värbame abidemineerijaid, kes on vabatahtlikud meie tööd. Ise käid vahest tegemas selle tööd jälle? Aastas ikka mõned 5, 6, 7, 8 korda ikka jõuan nagu nii-öelda päris sündmusele ka ikkagi. Okei, siis päris kontoris. Päris kontoris ka ei ole, et kuna meil on territoorium nii suur, et kui meeskond on enamasti kuskil Saaremaal või Hiiumaal siis ja Pärnusse tuleb näiteks kiirem kutse, mida on vaja kiiremini lahendada, eks ma siis ikkagi panen oma arvutikaane kinni ja lähen põllu peale ka. Aga räägime siis demineerijast äkki, kelle ülikond mul siin ka seljas oli. Milline see tema tööpäev siis on, istub, see kostüüm on seal kenasti kapis valmis ja ootab, aga muud kui millal minna tuleb? Tegelikult Pommi ülikonda me tänapäeval või täna igapäevaselt ei kasuta. Et selleks on meil distants töövahendid, robot näiteks, droon, et me saame palju asju teha ära distantsilt, aga sellegi poolest mingid töölõigud on, kus me peame ülikonda kasutama. Mis lõigud need siis on? Ma praegu mõtlengi, et aeg on selles mõttes siis toredasti ju edasi läinud, et ei peagi enda elu enam ohtu panema, et saada drooni ja roboti kaugelt vaatad ja kõik on ohutu. Jah, aga alati kõike päris lõpuni robotiga ka ära ei tee. Et ma toon näite, et eelmine nädal oli Pärnus pommikahtlus.
mingi 2 kellelegi kahtlasena tunduvat kotti, mida arvati siis, et võib olla plahvatusohtlikud, siis meeskond läks kohale, tegi oma vaatused drooniga ära, robotiga liigutas, vaatas, tegid röntgeni ja lõpuks, kui mingid nad paigaldasid röntgenit, siis nad pidid sinna lähedale minema, siis panid pommiülikonna selga ja tuligi see väike töölõik, siis tuli pommiülikonnas teha. Väga huvitav, kõlab nagu, et iga nädalaselt peab siis kuskil midagi kontrollimas ja kahjutuks tegema nüüd loodetavasti mitte, aga midagi kontrollimas käima, et kuidagi minu arust ei imbu kuskilt uudistest läbi, et kogu aeg kuskil mingisugune pommi kahtlus on, see käib kuidagi nüüd siis vaikselt, et see nagu uudise künnist ei ületa, aga tegelikult iga nädalaselt on vaja kogu aeg midagi käia kontrollimas. Eks kõik sündmused ei jõuagi meediasse, et me küll anname oma statistikat välja, aga vahest on mõned sündmused, mis lähevad ühe ametkonna käest teise kätte. Näiteks see sündmus konkreetselt läks lõpuks politsei kätte, kui meie plahvatusoht mitte plahvatusoht oli tuvastatud, et see midagi ohtlikku ei ole, siis see läks tegelikult politsei. Et ta on tegelikult siuke koostusündmus, seal olid ka politsei, kiirabi, aga nüüd meedias ta kindlasti oli Pärnu Postimehes see sündmus, et avalik tähelepanu oli olemas seal, teed olid suletud, evakueerimine toimus, et siis ta ikkagi lõpuks oli, Pärnu Postimehes oli olemas. Palju siis väljakutseid nädalas tuleb keskmiselt? Või päevas või kuus? Ma vaatasin statistikale peal küll ja kui me võtaks nagu üle-eestiliselt, siis üle Eesti on meil keskmine aasta, keskmine 1500 sündmust, demineerimissündmust. Sinna alla siis kuuluvad vana lahingumoon, lõhkematerjal, mida leitakse teisest maailmasõjast ja mõni kaasaegne lahingumoon. Siis on meil pommiähvardused, mida me teeme koos politseiga. Kui pommikahtlus ja pommiähvardus on natuke erinevad asjad, et kui pommiähvarduse käigus näiteks leitakse midagi, mis on nüüd kahtlane, siis ta on pommikahtlus ja siis ta on juba meie sündmus, puhtalt demineerijad ja pommigrupp juhib seda. Siis on plahvatused, plahvatusjärgne uurimine, siis on meil läbiotsimised, nii-öelda meie nimetame seda pommi tehniliseks kontrolliks, et see jaguneb ka 2, et üks on, et kui on kellelgi ebaseaduslik lõhkematerjal, siis me kontrollime, vaatame inimese valdused asjad üle ja teine on vipid, keda me saadame, et kui on, kas või näiteks võidupäevaparaad Raplas, et samamoodi enne kui vipp tuleb, president käis meil. Ei, aga ma jäin praegu mõtlema, et mida te tegite seal? Siis me kontrollime ära, et seal ei oleks midagi ohtlikku, plahvatusohtu. Kus? Auto külles? Või temal taskus? Ei, mitte vippi me ei kahtlusta, et kui keegi tahab vippi rünnata näiteks, et siis igasugu filmi need stsenaariumid juba käivad peast läbi, et kuskil on paigaldatud. Õnneks meil Eestis on suht turvaline, rahulik, aga kui on näiteks meil käis ka juunikuuses Ukraina peaminister, Ukraina president, siis ohuhinnang tema ründamiseks on hoopis midagi muud, et kui siin Pommikoer on ka olemas? Ikka on. Ja tema käib ja nuusib siis kõik läbi, mis vaja? Jah, täpselt. Okei, peene värk. Palju selliseid tühjasid väljakutseid tuleb? Rääkisin siin mõnda aega tagasi päästeametnikega, nemad on pika töö tulemusel saavutanud siis selle, et kui tuleb ATS väljakutse, ehk siis automaat tuletõrjesüsteemi väljakutse, mis üldjuhul on selline valehäire, siis nad pidid siiani kohale sõitma, ise juba teades, et ega seal midagi ei ole. Et see nüüd muudeti selles mõttes ümber, et selle asutuse inimene peab ise kõigepealt selgiks tegema, kas siis on mingisugune nii-öelda tulekahju või probleem või ei ole, ja siis sõidab tulekahju välja, tuletõrje välja, et pommirühmas me niimoodi vist teha ei saa, et sellist, et kuule vaadake ise, kas ikka on päris või ei ole, et te peate iga väiksemagi kahtluse peale ikkagi kohale minema ja palju siis neid selliseid kordi on, kui tegelikult ei ole mitte midagi? Kui me räägime lahingumoonast, siis lahingumoonaga enamasti ikkagi inimesed tunnevad ära, et tegemist on lahingumoonaga, et me oleme päris pikalt seda teavitustööd teinud ja täna on igasugused Google lensid ja asjad olemas, et millega saab pildi teha ja mis ütleb, millega tegemist on.
aga tihti on ka need näiteks lahingumoonad nii pinnasega koos, sa ei saa aru, kas ta on nüüd kivi, puujuurikas või mingi asi. Kui on metall, siis võid juba kahtlustada äkki, aga noh, siiski on vana õlifilter ja traktori mingi detail ja et neid asju tuleb ka põllult ja metsast välja, mis ei ole päriselt lõhkekehad siis. Aga nüüd pommi kahtlus, kui on, tuletõrjutel on lihtsam, et kui suitsu tuld tuleb, siis nagu tõenäoliselt põleb. Meil seda nagu ei ole päris, et kui kellegi jaoks tundub mingi asi kahtlane või vales kohas või mingi ripakil kott või kohver või pakk kuskil, et võib-olla on juhtmed näha teibitud mingid asjad, et siis me ikkagi peame seda kontrollima ja kuna meie tööpiirkond on suur, siis me tihtipeale jõuame viimasena kohale, aga see aeg on ka nüüd möödas, kus kärsitud tuletõrjujad või siis politseinikud, et ei ole seal midagi, et lähevad ise kisuvad koti lahti, et see aeg on ka pigem möödas, et kui ikkagi kellelgi tundub kahtlane ohtlik, siis piiratakse ala, evakueeritakse ja siis tulevad demineerid vaatavad üle. Seal ei ole häbiasi, et kahtlustada igat asja, igaks juhuks mitte näppida, eks ole. Ma saan aru küll, et need sõjaaegsed igasugu lõhkemoonad, need on igasuguses kujus, eks ole. Osad on sellised nii-öelda raketikujuga. Põhiline asi, mis seal siis ohtlik on, siis ma saan aru, on see esimene ots seal, ehk siis sütik, eks ole, või sealt see paug, et kui seda ei ole, siis ei pruugi midagi juhtuda, aga ei tasu ka seal hakata mõtlema nii, et see vist siin küljes seda ei ole, aga see äkki vist ikka küll ei plahvata või mis ta siin enam plahvatab, kui ta siiamaani pole plahvatanud, et pigem mitte ise seal mingisuguseid järeldusi teha, vaid igaks juhuks alati kutsuda, et see ei ole mingisugune pommigrupi segamine tühiste asjadega, vaid see on õige teguviis. Jaa, absoluutselt, et kui ikkagi midagi lahingumoona kas või osa leiad, siis tuleb helistada 112, et lihtsalt täpsustan, et sütikud ei ole alati eesotsas, et on ülesütikud ja põhjasütikud ja päissütikud ja neid on väga erinevaid ja on sisse ehitatud sütikud ja mida sa võib-olla alati ei näe ja kui sa leiad ainult sütiku, siis sütik on ka plahvatsohtlik, et alati ei saa nagu ise ei tasu võib-olla järeldusi teha, et pigem jätta see töö ja nagu tegemine eksperdile. Mis seal lõhkekeha sees siis toimub? Mis selle hingeelu nii-öelda on, kui sa oskad seletada, et ta on ju sinna kukkunud juba aastakümneid tagasi, ei ole siiamaani ju plahvatanud. Miks ta nüüd peaks plahvatama? Miks ma teda sealt ei tohi välja nokkida või mis ma siis valesti saan teha, et see juhtuks või et see ei juhtuks? On küsitud küll jah, et kas, kui sõda oli 80 aastat tagasi, et kas need vanad roostes pinnasega koos asjad on veel ohtlikud, siis minust kõige parem näide või mis illustreerib on see, et samamoodi üks mees leidis sütiku 2 aastat tagasi. Arvas, et ei ole plahvatsohtlik, läks seda näppima ja jäi nii-öelda sõrmedest ja käelabast osad. Näppima siis kuidas? Peksis kiviga või kuidas seda näppima peab? Põhimõtteliselt ta ikka läks nagu füüsiliselt selle asja seal nagu demonteerima siis. Ja töötab. Kuigi ta leidis isegi selle jõest, et on vee sees, pinnase sees, roostes, aga lõhkeaine nagu ise on täitsa nagu aktiivne veel. Kas sa saad seda ka öelda või ei saa, et mis ta siis ikkagi plahvatab, vajab mingi löök, tugev löök, või ta niisama, kui sa tõstad selle juhul oli küll, tema puhul oli löök jah, aga alati ei peagi lööma, et õhurõhu muutus, õhutemperatuuri muutus, üks asjad ka jah, mingi keemiline protsess võib ka seda väga lihtsalt mõjutada Okei, nii et nalja ei ole. Aga mis see statistika siis ikkagi on, äkki võtsid kaasa midagi, näiteks Raplamaa kohta ka, et tihti siin siis midagi leiab või kus kohast leiab? Vaatasin, eelmine aasta oli Raplas 20 lõhkekeha. Oligi nagu 20 lõhkekeha, mitte väljakutset, vaid oligi. Sündmuseid oli pigem rohkem, aga lõhkekehas oli 20 tükki, eks ta on niisugune keskmine Raplamaa keskmine ongi 20-30. See on üsna väike number, aga see on ka hea. Raplamaal selles mõttes on turvaline. Kusagil mujal on hullemas? Jaa, meil, kui see kogu Eesti, 5 aasta keskmine on 8000 lõhkekeha. Et siis Sõrvesäär, Ida-Virumaa metsad, osa piirkonda Põhja-Eestis, Lõuna-Eestis. Piirialad pigem siis ikka, või mereäärsed, ma kujutan ette. Jah, et ütleme nii, et ikkagi kus see sõda või rinne on olnud ja kus nad lahingud on käinud, et seal on neid asju rohkem, et aga kui meil on andmebaas, kus me seda vaatame, siis paneme nii-öelda kõik sündmused kaardile, siis terve Eesti on kaetud selle sündmustega, et sihukest kohta, kus ei leiaks
niisugust kohta ka Eestis ei ole. Ja mis need 20 keha siis olidki mingid vanad sõjaaegsed lõhkekehad või mis need olid? Jah, kui me niimoodi võtame, kõige rohkem leitakse mürske, siis käsigranaate, miinipildu ja miine. Ma nii täpselt ei vaadanud, et mitu ühikut ühte, mitu teist, aga pigem jah, et kui Eestis ei oleks sõda olnud kunagi, siis teil oleks suurt midagi teha sinna isegi või? See on nagu põhikraam, mida te kogu leiate, jah? Või siis mida veel siis peale selle, eks see on see põhiasi, need sellised vanad lõhkekehad, aga mida veel on pidanud välja kaevama või kahjutust tegema või ära viima või lõhkama ise kuskil? Kui sa mõtled nüüd... Ma ei tea isegi, mida ma mõtlen. Mis asjad veel, mida te veel nagu peate, millega te veel peate tegema, mida kahjutust tegema? Eks jällegi, et neid pommikahtlusi ikkagi meil päris palju, et võib-olla niisugune humoorikas, naljakas juhtum oli, kus näiteks Tallinna lennujaamas oli pommikahtlus. Samamoodi kõik pagas läheb röntgenist läbi. On näha, et juhtmed, vooluallikas ja mingi umbmäärane mingi asi on veel, mis nagu siis lõi sellel turvatöötajal seal lambi põlema, et see võib olla pomm. Demineerid läksid kohale, tuli välja, et oli hoopis meesterahvas ekslelu. Läks tööle kogemata. Et ka siukseid asju lahendame. Aga selliseid 90-ndate aegasid nagu ei lahendada, pigem ei tule enam, et kus päriselt olidki pommid ja kus päriselt tuligi neid demineerida. Sellised ise valmistatud mingisugused sealdidised kuskil prügikastides, et siin-seal on kuulda olnud Ülemiste keskuses vist oli viimasel, aga õnneks pigem ikkagi arvan. Pigem on neid vähe jah, et kui me nüüd võrdlemegi siin teiste riikidega, võib-olla siis Eesti on päris heas seisus selles osas, et kui Päästeamet siin ja tükke missioon oli, et jõuaks oma turvalisusega tulesurmade ja uppumistega Põhjamaade tasemel, kes on meil eeskujuks, siis siinkohal nagu on vastupidi meile, et meie Rootsi tasemel kindlasti ei taha jõuda, et siis on nagu seal on ikkagi päris asi käest ära. Siin vahepeal lihtsalt küsin, rääkisin siin Päästeametnikest, kes on siin stuudios käinud, kus pommigrupp või pommirühm on ka tegelikult Päästeameti osa või on eraldi seisev mingi üksus? Tegelikult on jah, see on suht ainulaadne, et pommigrupid on Päästeameti all, et üldiselt on mujal maailmas, et kui see vana lahingumoon ja on militaarosa või kui mingi kaitseväe osa, siis kõik kriminaalne lõhkeseadelised, need on pigem politseisündmused. Eestis me oleme kõik Päästeameti alla koondunud, et see on jah pigem ainulaadne. Lõhkekehadest veel siis, mida inimesel oleks võib-olla huvitav kuulata, milline kõige suurem lõhkekeha on, mida te olete leidnud? Umbes 6 aega tagasi oli Pärnumaalt, et tektoristid leidsid 250 kilose lennukipommi. No see on ikka päris suur, aga kui niimoodi kaugemale ajalukku vaadata, siis on tulnud üle 300 millimeetrit läbimõõduga mürske, mis kaaluvad 300-400 kilo, et nagu väga-väga suuri asju on olemas, et sellepärast ongi lõhkekehasid on väikseid, on suuri, on väga palju erinevaid ja kui kõige suuremaid nagu arvestada, siis pigem on rannast leitud torpeedo või siis torpeedo mingid detailid või mootorid, õhupaagid, et need on ikkagi väga suured, ikkagi 5 meetrit pikad ja kogu torpeedo pikkus ikka 10 meetrit. Lõhkesealdeldised on üldiselt ühe sama süsteemiga üles ehitatud ja teil on see kõik selgeks tehtud või siis on leidunud selliseid aparaate ka kusagilt, et vaatate ja sügate kukalt, et ei oskagi sellega nagu midagi teha, et peaks kellegist küsima, mismoodi seda nüüd kahjutuks peab tegema? Jaa, lõhkekehasi. Ma arvan, et sa mõtlesid lõhkekehasi, aga me räägime lõhkeseadeldisest, võime ka rääkida, et lõhkeseadeldis on see, mis inimene ise kokku keerab, improviseerib midagi kokku. See on nüüd see sinine ja punane juhe või nii. Jätame siis need kõrval, ma mõtlen neid selliseid mürskusid, lõhkekehasid. Neid on tõesti tuhandeid, kümneid tuhandeid erinevaid ja on ikka jah, selles mõttes elukestev õpe on meil, et me näeme iga aasta midagi uut. Kõla hästi. Aga meil on hea andmebaas, et ega mis on abiks, et rahvusvaheliselt täiendatakse ja saame sealt infot ja mõõdud ja tarkused ja läbilõiked. Et sellist olukorda ei tule tänapäeval nagu filmis, et võtad tangid ja proovid
kas sinine või punane. Kui me ei suuda tuvastada, siis me võtame seda kui kõige ohtlikumat kategooriat ja hävitame selle ära ja me lõpuks lihtsalt ei saagi hingeelu või sinna kõhtu sisse ei näe sellele asjale, aga me jätame ta lihtsalt esimesse ohukategooriasse. Keegi on ise ka toonud mingisuguse lõhkeseadeldise või siis lõhkekeha, pigem siis lõhkekehast seadildest, vist ise keegi ei too. Või võib-olla toob, kui ta leiab midagi. On ise ka need süles nii-öelda Päästeametisse uksest sisse toonud, et näe, mis ma leidsin. On toodud Päästeametisse, on pommigruppi kohale toodud, on politsei jaoskonda toodud ja aga jällegi viimasel ajal aastate pikkune teavitustöö on nii-öelda toonud seda teadmist inimestele, et ega väga palju neid juhtumeid viimasel ajal ikka ei ole. Teil toimub huvitavaid sündmusi selles mõttes ka, et kusagil peab nende nii-öelda leitud lõhkekehadega ju nii-öelda pauku ka tegema, sest et nad on ikkagi plahvatus valmiduses, ma ei tea, kas enamus või pooled, ma ei tea, kuidas see umbes see skaala on, et te leiate lõhkekeha, mis nendest on nagu sellised lõhkemisvalmis ja millised ei ole, palju see protsent on? Meil on jah, selline oma protseduur, kus me püüame aru saada, kas ta on nagu transpordita või mitte siis nagu, et kui ta on mingil määral ohtlik, kehvas seisus, siis me püüame selle hävitada kuskil sündmuskohal, leiukohal või siis leiuga lähedalt, me ei hakka seda kuskilt asulatest läbi vedama lõhkamiskohtadesse, aga see võiks 50-50 olla, et osa on niisugused transporditavad ka ikkagi. Nii, ja kus te taga siis lähete? Näiteks räägites nendest suurtest, mis te siin leidsite, 200 kilo kaalu mingisugune mürsk, ma ei tea, kas see oli siis lõhke valmis või mitte. Kui oleks olnud, ütleme, või oligi, kuhu te sellega siis lähete? Konkreetselt selle me hävitasime ära Kaitseväe keskpolügoonil, et kuna meie enda lõhkamiskoht nii suurt litrit üle ei ela, et lihtsalt me lõhume ära selle. Aga meil on Eestis igas regioonis on välja ehitatud niisugused kaasaegsed lõhkamiskohad, kus on siis ohuraadius nagu suht mõistlik, väike, et me saame selle turvaliselt ära, kontrollitult ära hävitada, et alati, kui me peame sündmuskohal kuskil hävitama, siis on oht ümbruskaudsetele, et kui siuke tavaline ohuraadius on siuke 6-7-100 meetrit, siis mõne suurema lõhkekeha puhul ka rohkem, et siis see tähendab evakueerimist, teede sulgemist, inimeste, ma ei tea, õiguste piiramist, et siis sellega on natuke keerulisem, aga see on meie töö ja me teeme seda ikkagi igapäevaselt. Tahaks natukene demineerija pähe ka jõuda, et mis teil seal peas toimub. Nagu proovisin Päästeametnikega nii-öelda sama juttu rääkida, ega nad on võib-olla ka erinevad ka, et kes kuidas seda tööd tajub või kellel rohkem adrenaliini, kellel vähem adrenaliini, kes juba harjunud, et kuidas siis demineerijad oma päeva veedavad, kas on selline hirm ka pidevalt sees või kas see peakski nagu olema igaks juhuks hirm või siis tänu sellele, et midagi nagu väga juhtunud või ei ole, eks ole, inimestega, siis nagu seda hirmu väga polegi või natuke isegi vahest liiga lõdvaks see rihm minna või? Pigem ma arvan, et igal demineerijal on mingi hirm. Ja ta peakski nagu olema väike hirm. Reeglina ikka demineerija kardab pauku ka. Sest muidu jah. aga ma võin isiklikult rääkida enda eest kindlasti, et minul on niisugune austus ja aukartus selle lõhkematerjali vastu, et ja tegelikult on ka see meil standardprotseduurid, et kui me kõiki neid asju nõuete kohaselt teeme, siis me viime selle ohu miinimumini, aga seda nulli viia ei ole võimalik, et päris, et ta on ikkagi ohtlik töö, et kõik lõhkekehad on ju mõeldud tapmiseks, kellegi tapmiseks, vigastamiseks, et siis meie peame nendega tegelema, et siis meie peame need kahjutuks tegema. Mis arvad, palju neid on veel siin Eestis? Need on ka keegi mitte kokku lugenud, aga nüüd prognoosinnud, et palju neid veel seal maa sees olla võib? Aus vastus on ei tea, aga palju. Aga palju ikkagi? Neid on ikka palju, jah. Okei. Kuidas demineerijaks saab üldse? Ma eeldan, et pead olema siis justkui nagu mingisugune pioneeripaberitega mees, erinevad tasemeid, koolitused läbima, siis kõrgeim tipp on see, kui sa oled seal pommirühmas või kuidas saadakse demineerijaks? Demineerijaks võib saada peaaegu igaüks.
kindlasti on siin tervisenõuded, füüsilised nõuded, psühhiaatri juures tuleb ära käia, et meil ikka oleme relvakandjad ja igapäevaselt toimetame lõhkematerjaliga, et püütakse ikkagi aru saada, et kupli all kõik korras oleks, aga peale selle kindlasti on nagu väga oluline on, et taust, et on neid, kes kandideerivad tööle, on mingi minevikus siis mingi jamaga hakkama saanud või on kokku puutunud narkootikumidega või mingi vargusega või mingi krimmasi, et siis need ikkagi praagitakse taustakontrollis välja ja et see on ka niisugune komistuskivi paljudele. Aga tähendab, et on siis paljusid või? Soovijaid on rohkem kui kohti on või vastupidi? ikka, et kui kandideerijaid on ikka, aga jah, kõiki vasta nõuetele kahjuks. Ehk siis teil seda muret pole, et inimesi pole võtta, valikut on küll või et otsite tuletikuga taga ka, et tuleks keegi, mis pidi, mis poodi see on erinevaid aegasi olnud, et võib-olla keerulistemal aegadel tullakse riigitööle, aga ka meie palgad ei ole, teab mis suured, et pigem on niisugune keskmine, et jäävad ise keskmisest maha, et siis, et arvestades tööd, nõudeid, siis selle palga peal kõik ei tule ka. Kas see peaks olema selline nii-öelda elukutse või et sinna tööle tulla? Ma olen vahel ise keskis mõelnud, et miks näiteks selliste tähtsate tööde palgad tasemed on pigem väiksed, et võiks nagu kõrgemad olla, et võib-olla see siis filtreerib või eraldab need inimesed sealt välja, kes tulevad raha eest ja kes tulevad nii-öelda oma lemmiktööd tegema. Elukutsed on niikuinii jah, et näiteks kui täna oleks, ma ei tea, 3000 või 4000 oleks päästeametiku palk, arvata võib, mis seal ukse taga siis käima hakkab ja kõik tahaks justkui päästeametikuks tulla, aga pooled neist üldse absoluutselt võib-olla ei olegi selle töö jaoks mõeldud või tulevad lihtsalt raha järgi, seda on mõttes. Võib-olla, jah, kes tuleb oma elu põnevamaks tegema, kes tuleb raha järgi, et inimesi on erinevaid, aga iseenesest ega selles mõttes, kui palk ei ole kõige parem või motiveerivam, siis töö ise on ju huvitav ja põnev ja tegelikult inimesed ikkagi tulevad meile. Ja kes kunagi on võib-olla ära läinud, on ka tagasi tulnud, et selles mõttes, et ju selles töös midagi on, mis kutsub. Ühe asja pean veel lisama, seotud oma vanusega loomulikult, et füüsiline tegevus, see on väärt rohkem kui 1000 eurod ja seda seal päästeametis kui ka pommirühmas teha saab ja see on selline väärtus, mille ikka elust kaasa saab, et see põhimõtteliselt elupäästev, ütleme nii. Absoluutselt. Et liigutada saab, ühesõnaga. Kui tahab tulla keegi või siis kas või mina pommirühma tööle ilma igasuguse teadmiseta eelnevate, milline see minu teekond siis peaks olema? Tegelikult ma ütlen täna kui me oleme nüüd viimased aastad abidemineerijaid värvanud, siis väga hea kasvulava meil on abidemineerijad. Et isiklikult olen vist juba 3 abidemineerijat värvanud, et inimene, meie meeskond teab, kes abidemineerija on, abidemineerija teab, mis tööd hakkab tegema, et suhted võib-olla meeskonna tööl on olulised, et üksteist tundmine juba on olemas, et meeskond teab, mis mees see on, et siis on lihtsam värvata. Aga alati võib ka selle kandideerimise avalikuks teha ja et teinekord tuleb tänava pealt ka väga häid inimesi. See abidemineerija on see, kes kõik musta töö ära tegema. Mine sina poist. Nii et too siis sealt ära. Miks veel abidemineerijat vaja? No seleta lihtsalt, mis amet see selline on. Kui nüüd nagu ausalt vastata, siis on see, et kui hakkas sõda Ukraina-Venemaa, siis tekkis siuke vajadus, et kui meil kriis ükskord tuleb, et siis nad oleksid meil abis. Aga igapäevaselt käivad abidemineerijad meid aitamas ja treenivad ennast, viivad varustuse kurssi ja võib kokku võtta küll, et ta abistab, teeb abistavaid tegevusi. Et päris kutselise rolli ta üle ei võta. Juba Ukrainast rääkides või sellist uutest ohtudest, et te olete kindlasti nüüd jälle mingisuguseid uusi koolitadusi saanud sellel teemal, mis sealt ülevalt taevast võib jälle kuskilt alla sadada, ehk siis droonid. See on ka mingi eraldi teema jälle, mis puudutab ka teie. Ja, see on nüüd kaasaegne lahingumoon meie mõistes, et kui siin ikkagi Ukraina saadab droone parvede viisi sinna Venemaale, siis osad eksivad meile ka ära, et
aga teil on ka selle teemaga asja või olete ennast kurssi viinud või seisate seal selle augu kõrval ja sügate seal kukalt seal põllu ääres, et teagi, mis sellega nüüd teha? Eks neid on ka, neid modifitseeritakse ja need arenevad väga kiiresti, et selles mõttes neid on ka tuhandeid erinevaid juba ja et on, iga riik toodab ise ja et selles mõttes neid on ikka palju jah, et ka reedel oli üks droonisündmus meie regioonis, et saime reageerida, aga tuvastasime ära, et plahvatusohtlikku ei olnud ja see ei olnud võõra riigi droon, et see oli meie enda kaitseväe õppevahend, aga sellegi poolest niisuguse ärevust ta tekitas. Vaat selline töö on siis demineerija töö, nii et tööd on ja tööd jagub ka edaspidi, tundub, jah? Jah, ma arvan küll. Nii, ja kui keegi praegu mõtles, et tahaks ka selle ameti peale kunagi tulla, siis variant on või järjekord on ukse taga? Abidemineerijaid meil mahub ridadesse veel kõvasti, et aga ta peaks juba olema demineerimiskogemustega. Ei, absoluutselt. Lihtsalt tuleb me sinna õpetame kõik ise, et kui ta on nii-öelda selle korras taustaga ja ise motiveeritud seda tööd tegema, siis ülejäänud me õpetame. No vägev, kuule aitäh siis selle kogemuse eest, et ma selle ülikonna sain selga panna, ega seda vist enamus inimesed teha ei saa. Ja siis, ma ei tea, mis siis pommirühma meestele ka soovitakse? Öeldakse killud siia tagumistesse pehmetesse, jah, niimoodi, aga me ütleme seda viisakalt siis, et praegu ütleme viisakalt. Et killud pehmetesse kudedesse. Selge, killud teile pehmetesse kudedesse. Aitäh kuulamast ja vaatamast, aitäh tulemast, Aivar Post, Lääne-Eesti pommigrupi juhataja. Aitäh.